Enamik meist kasvas üles vaadates palju televiisorit ning saime väga tuttavaks oma lemmiksaadete tegelastega. Kuid on juhtumeid, kus mõne saate episood ei vanane hästi, tänu maailma praegusele olukorrale või sündmustele, mis on aset leidnud pärast episoodi esmaeetrit. Number 10. The Good Place, NBC telesaade, esilinastus esmakordselt 2019. aasta septembris ja sai kiiresti vaatajate seas populaarseks. Selle saate süžee seisneb selles, et eksisteerib halb koht ja hea koht, kuhu inimesed saadetakse pärast surma. Hea koht on taevaga sarnane, samas kui halb koht meenutab põrgut. Ja pärast kellegi surma määratakse talle hinne selle põhjal, kuidas ta oma elu elas. Mida kõrgem on hinne, seda tõenäolisemalt saadetakse nad heasse kohta ja vastupidi. Need, kes saadetakse heasse kohta, muutuvad surematuks ja nende iga soov täidetakse igavesti, samal ajal kui need, kes satuvad halba kohta, kannatavad hoopis teistsuguse saatuse all. Iga inimest heas kohas tutvustatakse Janetile, tehisintellekti assistendile, kes juhendab neid pärast surma. Saari jooksis 4 hooaega, mille jooksul vaatajad said tuttavaks erinevate tegelastega. Esimesel hooajal usub tegelane, keda mängib Kristen Bell, et ta sattus heasse kohta vea tõttu, koos tegelasega Jason, keda kehastab Manny Jacinto. Nende kohalolek hakkab peagi teispoolsuses kaost tekitama ning filosoofid õpetavad neile, kuidas oma kohta heas kohas välja teenida. Siis tuleb välja, et nad olid kogu aeg olnud halvas kohas ning nende karistuseks oli igavesti üksteise emotsionaalseid ja psühholoogilisi probleeme taluda. Järgmise 3 hooaja jooksul kustutatakse inimeste mälestused ning nad saavad teada, et võivad teispoolsuses oma headust parandada. 1 hooaja jooksul saadetakse inimesed pärast mälestuste kustutamist tagasi maale ning nad püüavad õpetada teisi olema võimalikult moraalsed, et nad pärast surma heasse paika pääseksid. Siis tuli ilmsiks, et keegi polnud juba sajandeid heasse paika pääsenud ning korraldati virtuaalne katse. Simuleeritud head paika kasutati selle tõestamiseks, et inimesed võivad olla piisavalt moraalsed, et heasse paika pääseda, kuid halb paik püüab sekkuda. Lõppkokkuvõttes tõestavad inimesed oma moraalsust ning kehtestatakse uus pärast surmasüsteem, kus inimestele antakse võimalus oma ebamoraalsusega silmitsi seista ja end parandada. Saade näitas kogu oma kestuse vältel kuni 4. ja viimase hooajani, mis lõppes 2020. aastal, tugevaid vaatajanumbreid, kuid vaatajate arv siiski mõnevõrra langes. Täna räägitakse saatest sageli ühe konkreetse lause tõttu, mille ütles Manny Jacinto tegelaskuju Jason Mendoza. Ühes episoodis mainita muuseas, et tema järgi nimetati viirus, kuna ta suudes väljakutse peale nahkhiirt. Ja tol ajal oli see üsna naljakas. Aga kui kerida edasi aasta 2019 detsembrisse, muutus see nali märksa prohvetlikumaks. Mõned inimesed on isegi väitnud, et Jason ennustas COVID-19 puhangu ette. See muidugi ei vasta tõele, kuid see seab hoopis teise valguse alla selle, mis pidi saates olema lihtsalt lõbus hetk. 9. Üks hea viis õpetada lastele, kuidas päriselus probleemidega toime tulla, on lasta kellelgi, keda nad austavad ja imetlevad, seda neile selgitada. Seda on laste telesaadetes tehtud juba pikka aega ja see on osutunud väga tõhusaks. Professionaalsed sportlased on mõnes saates ise kohale tulnud. Teistes on neist tehtud multifilmi tegelased, kes ilmuvad nendes episoodides koos mõnede laste telesaadete populaarsete tegelastega. 2009. aasta oktoobris teatati, et populaarses telesaates Artur ilmub tuntud kuulsus, kes räägib lastele, kuidas nad saavad toime tulla uudisega, et kellelgi on diagnoositud vähk. Sel ajal oli Lance Armstrong, nüüdseks kulikuulus jalgrattur, spordimaailmas äärmiselt populaarne, olles 2005. aastal võitnud Tour de France'i. See oli tema 7. võit maailma kõige ikoonilisemal jalgrattavõistlusel ning ta oli kogunud miljoneid toetajaid ja fänne. Kui 1996. aastal teatati, et Lance Armstrongil diagnoositi 25-aastaselt munandivähk, tuli see maailmale suure üllatusena ning tema fännid lootsid tema täielikule paranemisele. 1997. aasta veebruariks teatas ta, et vähk on taandunud ja ta paranes tõepoolest täielikult. Seetõttu tundus Armstrongi ideaalne valik Arthuri saatesse ilmumiseks ning saate stsenaristid hakkasid töötama sobiva osa kallal, mis lõpuks sai nimeks The Great McCready. Koostöös PBS-i ja Lance Armstrongi fondiga teatatakse saates, et ühentegelasel, söögitädil nimega proua McCready on diagnoositud vähk. See algab sellega, et lapsed märkavad, et ta ei ilmunud sel päeval tööle ning selle tulemusena muutuvad kooli sööklas pakutavad lõunad järjest halvemaks. Umbes nädal hiljem teatab õpetaja lastele kurvast uudisest, lisades, et proua McCready jääb selle tõttu mõneks ajaks töölt eemale.
Artur ja TV otsustavad proua McCrady't külastada ning viivad talle kanasuppi. Ta räägib neile oma diagnoosist ning teised sõpruskonna lapsed reageerivad uudisele erinevalt, näiteks näevad õudusunenägusid või käituvad halvasti. Järgmisel külastusel antakse proua McCrady'le Lance Armstrongi e-posti aadress ning ta otsustab temaga ühendust võtta. Kuigi üllatuseks vastab ta ja ütleb, külastab teda, kuna on järgmisel nädalal linnas. Kui ta saabub, läheb ta Francine'iga jalgrattasõidule ja selgitab, kuidas sõprade ja perekonna toetus koos õige hoolduse ja ravimitega aitas tal vähist jagu saada. Francine tunneb end inspireerituna ja otsustab korraldada jalgrattavõistluse, et aidata koguda raha vähiuuringuteks. Tol ajal oli see episood inspiratsiooniks nii lastele kui ka täiskasvanutele. Kuid aastate pärast kustutati see kõik PBS-i kataloogist koos teise episoodiga, kus esines Lance Armstrong. See juhtus tänu tema ülestunnistusele, et ta kasutas sooritusvõimet parandavaid aineid, mis aitasid tal võita olümpiapronksi ja 7 korda Tour de France'i. Seejärel võeti temalt tiitlid ära ja talle määrati eluaegne keeld osaleda ükskõik millistel professionaalsetel jalgrattavõistlustel. 8. kohal on Star Trek Deep Space Nine, mis esmakordselt jõudis eetrisse 1993 aasta jaanuaris ning tänu oma populaarsusele püsis see menukas kuni viimase osani, mis jõudis eetrisse 1999 aasta juunis. Kuna tegevus toimub 24. sajandil, oleks see viimane saade, keegi ootaks 1990-ndate kohta ennustusi, kuid just seda juhtus ühes episoodis nimega Past Tense. Ulmefilmid ja telesarjad on sageli tulevasi sündmusi täpselt ennustanud, näiteks nutitelefonide ja isesõitvate autode kasutamist. Aga see konkreetne 2-osaline episood sarjast Star Trek Deep Space Nine käsitles palju tõsisemat teemat ning ilma seda tahtmata ennustas see maailma olukorda sellisena, nagu see on täna. Transporteri rikke tõttu satuvad komandör Sisko, doktor Bashir ja Jadzia Dax tagasi 21. sajandisse, täpsemalt aastasse 2024. Kui nad saabuvad, võetakse Bashir ja Sisko vahi alla, kuna neid peetakse ekslikult kodututeks ning nad paigutatakse niinimetatud varjupaiga piirkonda. Need piirkonnad loodi USA valitsuse poolt selleks, et hoida kõik töötud, kodutud või vaimselt ebastabiilsed inimesed ülejäänud maailmast varjatuna. Samal ajal võtab taksi enda juurde rikas tehnoloogiaettevõtte juht, kes aitab tal otsida 2 ülejäänud meeskonna liiget. Kui episood jätkub, saab Sisko aru, et nad on maandunud maale vaid mõned päevad enne Belli rahutuste puhkemist, mis on maa ajalooraamatutes hästi dokumenteeritud. Ta teab ka, et need rahutused toovad kaasa kaastundlikuma ja ühtsema ühiskonna. Aga ta ütleb Bashirile, et nad peavad takistama ühe konkreetse sündmuse toimumist. Ajalooõpikute järgi kaotab ajalooline tegelane nimega Gabriel Bell oma elu ühe kokkupõrke käigus linnaosas ning Sisko mõtleb välja plaani. Ta võtab endale Belli identiteedi ning koos Bashiriga võtavad nad mitu pantvangi, öeldes, et nad vabastatakse alles siis, kui internetis avatakse ülemaailmne dialoog. Nad nõuavad ka, et linnaosad kaotataks ja kehtestataks võrdsed inimõigused. Samas kui see kõik toimub, otsib USS Defianti meeskond oma kadunud kaaslasi ja lõpuks neil õnnestub need leida, kuid alles pärast seda, kui politsei haarang linnaosas paljastab kohutavad elamistingimused. Avalik pahameel sunnib valitsust rajama meie planeedile parema ühiskonna alused. See oli muidugi kõik väljamõeldis, kuid aastate pärast hakkasid saate fännid kommenteerima, kui tabav see saade tegelikult oli võrreldes tänapäeva maailma olukorraga. Dax, olles kaunis naine, võeti kohe vastu tolle aja rikaste ja mõjukate inimeste poolt, samal ajal kui 2 hulkurit mõisteti piirkonda, kus nad peagi virelema pidid. Kuid kõige silmapaistvam neist ennustustest oli see, et USA kaotab lõpuks oma võitluse kodutuse vastu. See tõi samuti esile tõsiasja, et enamik inimesi eelistab seda probleemi ignoreerida ja jätkata oma mugavat elu, selle asemel, et kodutusega sobival viisil tegeleda. Number 7. Töötamine televisioonitööstuses on väga nõudlik töö ning näitlejatelt oodatakse ebatavaliselt ja sageli ebamõistlikult kõrgeid standardeid, eriti mis puudutab nende kaalu ja üldist välimust. Need ebarealistlikud ootused on põhjustanud tõsiseid probleeme paljude näitlejate elus, kellest mõned jõudsid esimest korda teleekraanile juba lapsena. Mõnda diskrimineeriti nende soo tõttu. Teistele öeldi, et nad peavad kaalu langetama ja mõned kaotasid oma unistuste rolli just nende idealistlike välimusnõuete tõttu. Üks näitlejanna, kes on rääkinud oma raskustest selles tööstuses, on Tracy Gold, keda mäletatakse kõige enam Carol Sieveri rolli eest menuseriaalis Growing Pains.
Ta ütles, et hakkas tööstuses ebavõrdsust märkama juba siis, kui oli veel laps. Temalt oodati, et ta teaks alati oma teksti ja suudaks selle kohe meelde tuletada, samal ajal kui täiskasvanud näitlejatel lubati vigu teha ja nende üle isegi naerda. Talle öeldi, et ta oleks vait ja teeks oma tööd, samal ajal kui täiskasvanud näisid hästi aega veetvat. Siis, kui ta töötas sarjas Kasvuraskused, hakkasid stsenaristid lisama nalju tema tegelaskuju kaalu kohta, mis pani teda end ebamugavalt tundma. Ühel hetkel oli ta veidi juurde võtnud ja ta ei tundnud, et tal oleks õigus paluda neid nalju vältida. Varsti hakkas meeskond neid nalju otse Goldi pihta tegema ja tal oli võtteplatsil väga ebamugav olla. Mõned neist naljadest tehti publiku ees ja tal ei jäänud muud üle, kui teesenda koos kõigiga naermist. Šokeerivalt võttis stuudio lõpuks ühendust Goldi isaga, kes oli tema mänedžer ja nõudis, et ta kaotaks vähemalt 20 naela. Ta suutis teha nagu paluti ja kui ta hakkas komplimente saama, jätkas ta kaalu langetamist tänu söömishäirele, mis tal tekkis. Tema poissõber muutus tema pärast äärmiselt murelikuks, kuna ta märkas, mis tegelikult toimub ja süüdistas kohe saate produtsente. Ühel korral naelutas ta tema garderoobi vannituaukse kinni, sundides teda sel päeval söödud toitu seedima. Saate viimases osas on perekond oma maja müünud ja valmistub kolima Washingtoni. Lahkumise tähistamiseks ja majaga hüvasti jätmiseks otsustavad nad tellida mitu pitsat ning kogu perekond istub tühjas elutoas ja sööb. Teistele teadmata teeskles Gold ainult pitsa söömist ja hiljem tunnistas ta, et oli unustanud, kuidas pitsalõiku õigesti käes hoida. Joanna Kearns, kes mängis Maggie Severi rolli, võttis lõpuks stuudioga ühendust ja nõudis, et nad sekkuksid ning aitaksid Goldi tema söömishäirega. Ta saadeti UCLA söömishäirete kliinikusse, kus ta sai vajaliku hoolduse ja abi ning Gold suutis lõpuks taas normaalse elu juurde naasta. Aga ta ütles, et see on midagi, millega ta tegeleb iga päev edasi. Näiteks, kui tal on stressirohke periood, peab ta endale meelde tuletama, et ta ei jätaks söögikordi vahele. Lisaks hoolitseb ta selle eest, et sööks tervislikult, kuid keendub toidu pärast liigset muretsemast, nagu ta tegi oma elu raskel perioodil. Ta räägib endiselt oma söömishäirest ja selle mõjust oma elule ning loodab, et see aitab kedagi, kes võitleb sama probleemiga. Number 6. Saade nimega Person of Interest esilinastus esmakordselt 2011 aasta septembris ja see võeti vaatajate poolt hästi vastu. Kuid saade sai uuesti tähelepanu osaliseks kaua pärast esmaeetriat tänu vilepuhuja Edward Snowdeni paljastustele. Person of Interesti sužee jälgib eraklikku miljardäri nimega Harold Finch. Ta on massilise jäldimise AI looja, millele ta pani nimeks Machine ja mis viib oma jäldimist läbi USA valitsuse jaoks. Machina peamine eesmärk on peatada rünnakud USA vastu enne, kui need saavad teoks. Kuid varsti hakkab see tuvastama ka väiksemaid kuritegusid, mis tavaliselt vaikitakse maha. Kuid Finch ja oletatavalt surnud CIA operatiivtöötaja otsustavad need kuriteod enne nende toimepanekut peatada. Sari algab, kui episoodi järel toimuv omakohut tegevate kuritegevuse vastaste draamana, kuid peagi areneb see loo jutustamiseks tehisintellektist, valitsuse kontrollist oma kodanike üle ja privaatsuse rikkumisest. Pole siis ime, et sarja fännid hakkasid tõmbama paralleele süžee ja avalikkusele avaldatud teabe vahel, mille avalikustas Edward Snowden 2013 aasta juunis. Snowden, kes on pärit Põhja-Carolinast, võttis 2006. aastal vastu tööpakkumise CIA-sse. Ta töötas esmalt Virginias Langley's agentuuri ülemaailmse sideosakonna harukontoris, pärast mida hakkas ta edasi õppima ja treenima ning temast sai peagi agentuuri juhtiv tehnoloogia ja küberjulgeoleku ekspert. Kuid tema arvamus CIA töömeetodite kohta hakkas peagi muutuma. Tänu oma tööle hakkas ta mõistma, et nad viivad koos NSA-ga läbi massilist jälgimist USA kodanike üle, mis on põhiseaduse vastane. 2013 aasta märtsis nägi ta pealt, kuidas riikliku luure direktor James Clapper valetas vande all. Ta otsustas, et tal on sellest küllalt. Sel ajal töötas ta Dellis, kus ta haldas NSA arvutisüsteeme, kuid ta lahkus kohe töölt. Seejärel asus ta tööle Booz Allen Hamiltonisse, kus ta hakkas koguma teavet NSA poolt läbiviidava massilise jälgimise kohta. 2013 aasta mais lahkus ta USA mandriosast Hawaiile. Seal arvatakse, et ta hankis kuni 30 Booz Allen Hamiltoni töötaja sisselogimise andmed ning sai juurdepääsu NSA arvutisüsteemidele. Pärast vajalike andmete kogumist õnnestus tal saada puhkust, väites, et vajab ravi oma epilepsia tõttu ning seejärel kolis ta Hongkongi.
2013 aasta juunis hakkas ta kogutud teavet avaldama ning avalikkus sai lõpuks teada NSA pettuse ulatusest. Selges, et Verizon oli sunnitud andma miljonite USA inimeste telefonikõnede andmed üle, hoolimata sellest, et nad olid seda alati eitanud. Avalikuks sai 9000 kuni 10 000 dokumenti ning neid avaldasid järgmiste kuude jooksul sellised meediaväljaanded nagu The Guardian. Snowdeni paljastused jõudsid üle maailma esikaantele, kuid halvim oli alles ees. Siis tuli ilmseks, et NSA oli koos Austraalia AST, Suurbritannia GCHQ ja Kanada CSI-ga juhtinud ülemaailmset jälgimisaparaati. Just siis hakkasid vaatajad märkama sarnasusi nende paljastuste ja seriaali Person of Interest süžee vahel. Sellised operatsioonid toimuvad ulmesarjas meelelahutuslikul ja kahjutul moel. Kuid kui selgus, et seda tehakse päriselus inimestega üle kogu maailma, hakkasid inimesed mõistma, et nende valitsused on neile valetanud ja paljud on siiani paranoilised, kas nende igapäevaelu jälgitakse ilma nende nõusolekuta. Number 5. 1992 aastal kogunesid maailma valitsused Brasiiliasse, et arutada üha kasvavat globaalse soojenemise ohtu, mida tol ajal pidasid paljud inimesed pelgalt müüdiks. Eelnenud aastakümnetel oli räägitud kliimamuutustest ja nende mõjust meie planeedile. Kuna enamik inimesi polnud selle teemaga kursis, ei võetud seda eriti tõsiselt. Alles 90ndate alguses hakkasid kliimamuutuste mõjud ilmnema ning neid ei saanud enam eirata. Maailma liidrid otsustasid, et ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon tuleks vastu võtta kõikides riikides lootuses, et olukorda saab parandada. 1997 aastal 3. ÜRO kliimamuutuste konverentsil Jaapanis otsustati vastu võtta Kyoto protokoll ning kehtestati esmakordselt õiguslikult siduvad kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgid arenenud riikidele. Sellest ajast alates on paljud meist püüdnud anda oma panuse kliimamuutuste pidurdamisse nii palju kui võimalik, sest pole enam kahtlust, et see on tõepoolest reaalsus. Kuid oht on endiselt väga reaalne ja ainult aeg näitab, kas need pingutused tulid liiga hilja. Niipea kui avalikkus hakkas kliimamuutustest ja nende võimalikust mõjust meie tulevikule teadlikumaks saama, olid telesaate Videvikutsoon fännid juhtisid kiiresti tähelepanu sellele, et üks konkreetne episood näis neid sündmusi ennustavat. Kõnealune episood kandis nime Keskööpäike ja see esilinastus 1961 aasta novembris. Saime teada, et Maa on mingil põhjusel oma orbiidilt välja langemas ning selle tulemusena sööstab see kontrollimatult päikese poole. Meile näidatakse termomeetrit, mis näitab 110 kraadi Fahrenheiti ehk 43 kraadid Celsiuse järgi, mis on seriaali järgi ajaloo kõige kuumem päev. Meile tutvustatakse kunstniku nimega Norma, kes on üks väestest inimestest, kes pole kas jahedamatesse piirkondadesse põgenenud või kuumuse tõttu hukkunud. Elektrikatkestused on tavapärased ja inimestel on iga päev ette nähtud vaid kindel veekogus. Ookeanid on kuivanud, mis teeb toidu ja vee eksportimise või importimise võimatuks. Seaduskaitset enam ei ole ja igaüks peab ise enda ees seisma. Järgmisel päeval tõuseb temperatuur 120 kraadini ning Norma ja tema üürileandja hakkavad tundma tugeva kuumuse mõju. Siis murrab üks mees tema korterisse sisse ja hoiab 2 naist pantvangis, samal ajal kui ta kasutab ära nende viimase veevaru. Norma üürileandja annab lõpuks kuumusele alla, mis on nüüdseks tõusnud 130 kraadini ja Norma õlimaalid hakkavad lõuendingt maha sulama. Lõpuks ta variseb kokku ja arvab, et sureb samuti, kuid siis ärkab ta ootamatu ilmutusega. Tal oli kogu aeg olnud palavikuline unenägu, kuid uudised, mida ta ärgates kuuleb, pole sugugi paremad. Tegelikult pöörles Maa päikesest eemale ja temperatuurid olid madalamad kui kunagi varem mõõdetud. Päikesevalgust enam ei ole ja Norma mõistab, et tema saatus on iroonilisel kombel otsustatud, kuid vastupidiselt tema unenäole. Number 4. 2002 aastal tutvustati vaatajatele telesarja The Dead Zone, mis põhineb samanimelisel raamatul, mille autoriks on õuduskirjanik Stephen King, keda tuntakse paremini selliste raamatute poolest nagu Hiilgus või Carrie. See räägib mehest nimega Johnny Smith, kes töötab kooliõpetajana ja satub autoõnnetusse, mille tagajärjel on ta peaaegu 5 aastat koomas. Kui ta lõpuks ärkab, saab ta aru, et on omandanud erilise võime. Kui ta puudutab kedagi või teatud esemeid, näeb ta nägemusi minevikust, olevikust või tulevikust ning hakkab seda võimet kasutama selleks, et ennetada kuritegusid ja hoiatada teisi lähenevate loodusõnnetuste eest. Ühel hetkel aitab ta arstil leida tema kadunud ema, tuvastab ja peatab sarimõrvari ning päästab noore tüdruku majapõlengust.
aga ühel päeval surub ta kätt mehega nimega Greg Stilson, kes on tõusev poliitik. See kontakt vallandab nägemuse, milles Stilson, kellest saab tulevikus USA president, põhjustab tuumasündmuse ning Johnny otsustab, et tema ülesanne on teda peatada. Ta muutub erakuks ja koostab plaani, kuidas Stilson kõrvaldada. Ta üritab seda teha ühel Stilsoni kampaania üritusel, kuid laseb mööda. Stilson haarab beebi ja kavatseb seda kasutada inimkilbina, mis lõpetab tema poliitilise karjääri, kui tema argtegu jääb kaamerapildile. Kui Johnny kaotab oma elu pärast seda, kui üks Stilsoni turvameestest tema pihta tulistab, kuid ta sureb teadmisega, et tal õnnestus päästa kogu planeet. On lihtne mõista, miks see saade nii populaarne oli, arvestades viimastel aastatel aset leidnud sündmusi. Samuti on lihtne mõista, miks mõned inimesed on keskendunud just The Dead Zone'i konkreetsele episoodile nimega Plague. Selles episoodis külastab Johnny teadusmessi, kui teda tabab nägemus lastest, kes jäävad haigeks ja kukuvad kokku. Tal õnnestub hoone karantiini panna ja varsti hakkab tema nägemus täituma, kui mitmel lapsel ilmnevad sümptomid, mida ta ette nägi. Siis avastatakse, et sümptomeid põhjustab surmav hingamisteede viirus, mis levib üle kogu riigi. Ja šokeerivalt selgub, et see on teatud tüüpi koroonaviirus, mille tõi Ameerika Ühendriikidesse Hiinast lennanud stjuardes. Tõkestamispüüdused viibivad, kuna CDC ei taha uskuda Johnny võimetesse. Kuid kui ta puudutab nakatunud patsienti, saab ta nägemuse ravimist, milleks on klorokviin, malaariavastane ja põletikuvastane ravim. Ravi osutub edukaks ja viirus suudetakse lõpuks tõkestada, mis viib õnneliku lõpuni. Selle väljamõeldud viiruse ja COVID-19 pandeemia vahelised paralleelid on kõhedust tekitavad ning paljud, kes on seda osa vaadanud, märkavad kiiresti sarnasusi seriaali ja sündmuste vahel, mis toimusid aastatel 2019-2021. Number Calm. Enamik meist tunneb hitsarja Smallville, kuna selles oli peaosas ilmselt kõige populaarsem koomiksi kangelane, Superman. See on kangelase päritolulugu, kes maskeerub inimeseks nimega Clark Kent. Clark Kenti rolli mängis Tom Welling, samal ajal kui tema armastatud Lois Laney kehastas Erica Durance. Chloe Sullivani tegelaskuju kehastas Allison Mack, kellest saab Kenti usaldusisik ja parim sõber ning kes lõpuks saab Watchtoweri, õigluse liiga peakorteri operatsioonide juhiks. Seriaal sai kiiresti populaarseks nii täiskasvanute kui ka laste seas ning seda näidati kokku 10 hooaega järjest. Chloe Sullivani tegelaskuju loodi spetsiaalselt selle seriaali jaoks ning paljud nimetasid teda kogu saate oma lemmiktegelaseks. Seriaal lõppes lõpuks 2011 aastal ja aastaid hiljem, 2018 aastal, juhtisid fännid tähelepanu sarnasustele Allison Macki elu ja ühe konkreetse osa vahel, mille nimi oli Crossfire. See tutvustab vaatajatele tegelast nimega Mia, kes episoodi alguses osaleb põrandaaluses boksimatšis. Ta seisab vastamisi meessoost vastasega ja suudab teda võita, kuid siis saame teada, et teda kontrollib üks mees, kes hoiatab teda, et ta üritaks põgeneda. Võitlust pealt vaatab Oliver Queen, kes on salaja roheline nool. Ta järgneb Miale ja leiab ta seismas tänavanurgal ning selgub, et ta on tänavaseksitöötaja ning Oliver pakub talle abi. Mia ei usalda tema kavatsusi, kuid Oliver lubab talle tõestada, et teda võib usaldada. Ühel hetkel, kui Mia peatub Oliveri juures, saabub Lois ja jääb pettuluks, arvates, et Oliver oli ta palganud ning lahkub. Mia selgitab Oliverile, et ta tahab lihtsalt piisavalt raha teenida, et oma võlg ära maksta ja saaks taas vabalt elada. Teda on pikka aega manipuleeritud ja ta nõustub jääma, kui Oliver pakub talle taas oma abi. Mia viib Oliveri Aston Martini oma ülemusele, et võlga tasuda, kuid ülemus ründab teda ja kinnitab, et ta ei saa kunagi vabaks. Ta sunnib Miat Oliveri asukohta avaldama, et tema ja ta mehed saaksid minna teda paljaks röövima. Ta suudab röövida nii Loisi kui ka Oliveri, olles Mia poolt reetmise ohvriks langenud, kuid hiljem pöördub Mia oma ülemuse vastu, kuid see ei õnnestu. Clark tuleb appi ja päästab olukorra ning viimati näeme Miat selles episoodis siis, kui Oliver jõuab tema tänavanurgale ja kutsub ta oma autosse. Tõsiasi, et Mia oli selles episoodis tänavaprostituut, pani paljusid inimesi tõmbama paralleele selle episoodi ja Allison Macki elu vahel mõned aastad hiljem. Oma fännide šokiks tuli välja, et ta oli leitnant Nixiumi kultuses, mis esines eneseabigrupina New Yorgis. Kultuse lõi Keith Raniere ja Mackil oli selles grupis mitu rolli, millest mõnda ei saa siin isegi mainida.
Ta tunnistas, et sundis kultuse järgijaid sunnitööle ja tegeles isegi väljapressimisega ning kasutas oma tuntud näitlejanna staatust, et värvata naisi gruppi. Ta tunnistas ka, et kasutas oma kuulsust inimeste manipuleerimiseks, et nad teeksid seda, mida ta tahtis. Iga kord, kui mõni liige lahkus, kasutati kultuse poolt tehtud fotosid nende väljapressimiseks, et nad jääksid. Ja Mac lisas, et ta oli järgijate suhtes äärmiselt agressiivne ning oli aeg-ajalt olnud ka väärkohtlev. Ta mõistis, et oli põhjustanud inimeste eludes palju kahju ning on sellest ajast alates oma kuritegudest avalikult rääkinud, et hoiatada teisi selliste kultuste ohtude eest. Number CAG. Ezra Miller on kõige tuntum DC laiendatud universumis The Flashi tegelaskuju mängimise poolest. Ja kuigi tal on suur fännibaas, ei ole ta võõras ka skandaalidele. 2003 aastal tegi ta külalisesinemise sarja Rahutegija esimese hooaja finaalis ning just seda episoodi on võrreldud Milleri probleemidega tema elus. Sari jälgib Chris Smithi elu, kes on rahutegija. Sarja alguses on ta sunnitud töötama koos Argusega, välja mõeldud valitsusorganisatsiooniga, mis tegeleb projekt Butterflyga, mille eesmärk on peatada lähenev tullukate sissetung. Tulnukad, keda nimetatakse liblikateks, on parasiitlikud olendid, kes pärinevad surevalt planeedilt ning saabudes maale ronivad nad inimeste kolpadesse ja võtavad nende meeled üle. Nad sihivad kõrgeid poliitikuid ja korrakaitseametnikke, andes neile üleinimliku jõu. Siis avastatakse, et Clemson Mern, grupi juht, on mässuline liblikas, kes on pöördunud teiste parasiitide vastu ja kavatseb takistada nende plaane maa üle võimust võtta. Hooaja finaalis jõuab Milleri tegelane Välk liblikate vastu peetava lõppvõitluse juurde liiga hilja ja teda kritiseeritakse tugevalt. Rahutegija kirjeldab teda kui talumatut ja ebausaldusväärset ning paljud inimesed võrdlevad neid omadusi hiljem Milleriga päriselus. Miller oli Välgu rolli mängides kogunud suure fännibaasi, kuid 2011 aastal hakkas tema elu võtma ebaõnnestunud pöörde. Esiteks arreteeriti ta ebaseadusliku aine omamise eest, kuigi süüdistused tema vastu tühistati ja talle määrati selle asemel trahv avaliku korra rikkumise eest. Seejärel 2020. aastal tuli ta Islandil ühest baarist välja saata pärast seda, kui ta sattus kaklusse ja ründas üht naist. Juhtumist postitati video interneti ning hiljem tuli välja, et Miller kaotas enesevalitsuse, kui naise sõber tegi nalja selle üle, et ta ei tahtnud kakelda. 2022 aastal esitas ta ähvardusi ühe Põhja-Carolina sekti haru vastu videos, mille ta postitas sama aasta jaanuaris ning julgustas ka oma järgijaid seda videot laialdaselt levitama. Märtsis arreteeriti ta Hawaii'l toimunud vahejuhtumi tõttu, mis leidis aset karaokebaaris. Ta ärritus, kui inimesed laulsid karaoket ja hakkas nende kohta halvustavaid märkusi tegema. Ta haaras mikrofoni ühe naise käest ja üritas rünnata meest, kes mängis noolemängu ning politsei tuli kutsuda. Talle esitati taas süüdistus avaliku korra rikkumises ja ta pidi maksma $500 suuruse trahvi. 2 inimest Hilo linnast Hawaii'l esitasid seejärel tema vastu lähenemiskeelu taotlused, teatades, et Miller oli ühel ööl nende magamistuppa tunginud ja öelnud, et ta matab nad mõlemad maha. Seejärel varastas ta ühe nende rahakoti, sotsiaalkindlustuskaardi, passi, juhiloa ja nende pangakaardid. Lähenemiskeelu tülistati lõpuks paari soovil ja vaid kuu hiljem arreteeriti ta ning talle esitati süüdistus teise astme rünnakus, pärast seda, kui ta viskas Hawaii'l toimunud erapeol naise pihta tooli. Teda on süüdistatud ka sissemurdmises, ähvardamises ja sektilaadses käitumises, samuti manipuleerimises ja psühholoogilises väärkohtlemises. 2022 aasta augustis teatas ta, et otsib abi oma probleemidele ja kui kõik oli läbi, määrati talle 1 aasta pikkune katseaeg. Number X. Telesari Good Omens jõudis oma 3. hooajani 2026 aastal ja tõenäoliselt jääb see väga populaarseks ka nende vaatajate seas, kes ootasid hinge kinni pidades 3. hooaja väljakuulutamist. Seri põhineb Terry Pratchetti ja Neil Gaimani kirjutatud loole ning jälgib teemoni nimega Crowley ja ingli nimega Aziraphale elu, keda kehastavad vastavalt David Tennant ja Michael Sheen. Nad on hakanud oma elusid maal armastama, kuid neil on siiski veel tööd teha. Nad hakkavad antikristust otsima, kuid saavad peagi aru, et ta vahetati sündides teise beebiga ning teda kasvatati tavalise inimpoisina nimega Adam Young. Kuna kumbki neist ei taha, et maailm lõppeks, asuvad nad otsima tõelist antikristust, et takistada maailma lõpu saabumist. Lõpuks lükkab Adam tagasi oma rolli antikristusena ning apokalüpsis jääb ära, võimaldades Crowley'l ja Aziraphale'il oma elu rahus jätkata. Selle hooaja 4. osas nähakse Crowley'd istumas väikeses kinosaalis ja vaatamas multifilmi.
ülejäänud publiku seas on mees, kes on selgelt purjus ja vajunud oma toolil longu ning paljud ei tea, et seda rolli mängis Neil Gaiman, üks saate stsenaristidest. Ta andis ka hääle ühele multifilmi tegelasele, mida kinos näidati, kuid 2025 aastal teatati, et tema roll saates väheneb. See tuli pärast süüdistusi, mille esitas Scarlett Pavlovich, kes töötas Gaimani ja tema võõrdunud abikaasa Amanda Palmeri heaks lapsehoidjana 2022 aastal. Need süüdistused avandasid tema karjäärile tõsist mõju ja paljud fännid jäid pettunuks. Pavlovich teatas, et tema ja Palmer kohtusid ajal, kui ta elas Aucklandis, Uus-Meremaal. Sel ajal oli ta kodutu ja kannatas vaimse tervise probleemide all. Selleks ajaks elasid Gaiman ja Palmer Aucklandis eraldi majades ning Palmer palus Pavlovichil saada nende lapsehoidjaks, millega ta nõustus. Hiljem ütles ta, et võttis pakkumise vastu, kuna tal oli raha vaja ja tal polnud kusagil elada. Kuid ta teatas, et varsti pärast töö alustamist hakkas Gaiman tema suhtes sobimatult käituma ning mitmel korral ründas teda ja tegi veelgi hullemat. See kestis nädalaid, kuni paari laps lahkus Euroopasse ja Pavlovich avaldas, et Palmer ütles talle, et rohkem kui tosin naist oli kurtnud Gaimani käitumise üle nende suhtes. Dark Horse Comics keeldus tema töid enam trükkimast, kuid Gaiman kinnitas oma süütust. Teda ja Palmerit süüdistati inimkaubanduses ja teistes rasketes kuritegudes, kuid süüdistused tühistati lõpuks, osa jurisdiktsioonilistel põhjustel, teised aga lihtsalt tõendite puudumise tõttu. Aitäh teile, et vaatasite! Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Aga minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.